Imelist esmaspäeva sulle, kes sa meiega liitud siis täna laivis ja imelist muud päeva, kes sa liitud meiega mõnel muul päeval ja vaatad järgi. Tere tulemast saatesse Tunne Inspiraatorit, kus me tutvume vägevate imeliste inspiraatorite ja nende tegemistega. Me elame põnevate inimeste keskel, kellel igal ühel on mingi lugu rääkida ja kes pakuvad just midagi, mida kellelgi teisel on praegusel hetkel vaja. Aeg on need inimesed nähtavale tuua, et nad jõuaksid just nende inimesteni. Ja see ongi Tunne Inspiraatorid vestlussarja eesmärk aidata inimestel oma nende lugudega, teadmistega jõuda nendeni, kes neid praegusel hetkel vajavad. Ja kui sa soovid samamoodi tulla saatesse Tunne Inspiraatorit, siis leiad registreerimisvormi lingilt sigritsaga.ee/Tunne Inspiraatorit, et saad tulla samamoodi saatesse. Ja kui sa jõuad kohale, tule ütle meile tere, ma juba näen, et siin Facebookis juba on inimesed meile tervitusi saadavad. Tere Ingrid, tere Katrin, nii äge on teid kõiki näha. Aga läheme siit tänase külalise juurde. Meie tänane külaline töötab terapeudi ja koolitajana ning on oma ala tõeline professionaal. Ta aitab oma igapäevatöös inimestel leida sisemist rahu ning saada paremaks versiooniks iseendast sügaval alateadvuse tasandil, kus on peidus inimeste kõige suuremad blokeeringud ning hirmud. Koos temaga saab klient aimu, miks ta on inimesena kujunenud just selliseks, nagu ta on, mis on selle tinginud ja mida ta täna täiskasvanuna saab enda jaoks ära teha, et mitte mineviku pagasit nii suurel hulgal endaga kaasas kanda. Enda elu suurimaks muutuseks ja eduks peab ta terapeudi õpingute algust aastal 2013, mis muutis kõike. Kogu elu, töö ja suhted said uue, palju väärtuslikuma hingamise. Tema trumbiks elus on ehedus, ausus, julgus ja huumorisoon. Tere tulemast saatesse, Kristina Tamm! Tere, imelist päeva! Tere! Suuri aplausid meile kõigile. Siit ma juba loen välja, et sinu teekond tegelikult algas 2013. Nagu selline suurem muutuse periood. On see õige? Jah, et meie elu on juba kord selline, et suuremad muutused me ikkagi elus võtame ette siis, kui meil on suuremad kriisid. Ja selle muutuse teekond algas ka tegelikult siis minu ühe varasema kriisi pealt, mis oli siis natuke veel enne seda. Ja siis elu merelained kandsid mind sinna täpselt, kuhu kandma pidid. Mul ei olnud plaanis sinna jõuda, aga ma tahtsin saada vastuseid, mida ma olen teinud elus valesti. Ja nii ma siis tegelikult jõudsingi hoopis terapeudi õpingutele. Kas sa natuke räägiksid võib-olla rohkem, mis oli see lükke, mis sind siis otsima pani neid lahendused? Millele sa otsisid lahendust? Jaa, ma otsisin lahendust millegile, millest ma aru ei saanud. Ma tundsin, et ma ei ole millegiga oma elus rahul. Tähendab mitte kõigega, vaid mingi asi nagu on, millega ma ei ole rahul. Ma ei saanud täpselt aru, mis asi see on. Ma müüsin endale maha tohutult nagu sellised head ideed, et Kristina, et sul on oma ettevõte ja sul on laps ja auto ja oma elamine ja elukaaslane ja mille üle sa veel kurdad siis on ju, et kõik nagu peaks olema. Ja tegelikult siis nii-öelda see tõuge saigi alguse sellest, et minu paarisuhe lõppes. Ma olin selle ise sunnitud lõpetama, kuigi ma seda ei tahtnud ja selle järel mul oli väga suur vajadus aru saada, mida ma teen valesti, et ma ei oska nagu toimivas suhtes olla. Ja muidugi minu selline absoluutne uskumus ja tunne oli see, et mina teen ise kõik hästi. Et ma olen parim versioon iseendast juba siis, mis ma nagu arvasin, et ma saan olla. Ma muidugi enesearengust veel väga palju ei teadnud, natuke olin mõned raamatud lugenud. Aga see pani mind sinna teele siis. See on nagu nii huvitav, et sa tegelikult läksid selle järgi, mida meile ju ette antaks kogu aeg, mis on elu õnneks vaja. Perekond, hea töö on ju veel parem, kui sul oma ettevõte on, see nagu eriti super, et nagu oma maja ja kõik, ja sul oli kõik olemas.
aga siis, kui me need asjad kätte saame, siis imestamegi, et aga see ei ole ju see, midagi ongi nagu puudu ja sa tundsidki seesama, et nagu rahulolematus oli, et sul oli olemas kõik, aga mis see asi on siis, mis puudu on? Just, et ma muidugi ütlen, et see ei ole 5 minuti kiirnuudlisupp, et sa lähed ja loed ühe raamatu ära ja sa nüüd saadki aru, mis sul on elus puudus. Tegelikult ma arvan, et vägagi puudus oli mul head suhtlemisoskused, sellepärast et head suhtlemisoskused on kogu sinu elu osa, on ju. Suhtlemise partneritega, suhtlemine sõprade, töökaaslastega. Ma pidasin ennast inimeste inimeseks ja ma pidasin ennast väga heaks suhtlejaks ja sellepärast mul oligi nagu see error, et ma ju teen kõik õigesti. Mis on seal siis valesti, on ju? Millega ma siis rahul ei ole? Aga tegelikult võin tagantjärgi öelda, et mul ei olnud häid suhtes olemise oskuseid. See oli mul puudus. Ja need on midagi sellist, mida meile tegelikult siis emapiimaga kaasa ju ei sünni, on ju. Koolis ma mäletan, praegu on õpetamise tundist, see on muidugi väga-väga kaua aega tagasi. Mäletan, et me õppisime banaanile kondoomi peale tõmbama, siis me rääkisime veel, et tüdrukutel on päevad, rohkem ma mitte midagi ei mäleta. Ühesõnaga, nii ma sain täiskasvanuks, läksin siis ellu, on ju, ja pidin selle eluga hakkama saama, aga tegelikult ma ei saanud ju iseendagagi hakkama sel juhul. Ma ei osanud nagu iseendastki aru saada. See on täitsa omaette mingi teise, ütleme, podcasti teema, see tänapäeva koolitussüsteem, sest see tegelikult ei valmista absoluutselt inimese eluks ette nagu täitsa null praktiliselt. Et sul on lihtsalt mingisugust teadmist, aga mis sul tuleb eluks, ütleme, elus kasuks, aga kuidas elus nagu konkreetselt elada, hakkama saada, just ongi suhted, oma emotsioonid, kuidas raha teha ja nii edasi, kõik jääb kuskile taha. See nii meenutab tegelikult minu enda lugu, mul oli samamoodi, ma arvasin, et ma arvestan teistega, ma olen niisugune hea inimene ja nii edasi. Ja kui ma lõpuks sattusin artikli otsa, mis räägis ego hääles elamisest, siis ma nägin, kui mölakas ma tegelikult olen olnud. Et need oma uskumused on nii lahedad, kuidas me endast arvame, sest meil ei ole seda teist vaatenurka ju. Me ei oskagi näha ennast teistmoodi. Ja veel tegelikult üks suurim loosung, mida ma sellel hetkel nagu kandsin, et au ja uhkusega siis ka näiteks töövestlustel ennast tutvustasin, et ma olen endast kõik andev. Aga võt nüüd ma nagu olengi aru saanud, et see endast kõik andev, ma olin tegelikult ju nagu märter, ma olin nagu ohver, ma tegin kõik teiste heaks, aga kelle ma siis nagu tahaplaanile jätsin, ma jätsin ise ennast tahaplaanile kõige selle juures, on ju. Mul ei olnud oskust piire panna, mul ei olnud oskus ennast väärtustada, ennast hinnata ja see oligi mul puudus sealt elus siis, on ju. Et see endast kõike andev ei ole tegelikult nagu mingi tohutult sind teeniv tulemus. See viis tegelikult sinna samma hukatusse just mind. Ja kihvt oligi tegelikult nende õpingute alguses see, et ma ei plaaninud siis minna, et ma nüüd lähen õpin terapeudiks. On ju. Ma tahtsin lihtsalt aru saada, mis ma teen valesti ja siis elu kandis mulle ette siis need teraapiaõpingud ja ma läksingi sinna õppima, mida mina teen valesti. Aga nende õpingute käigus ma tegelikult kokku 6 aastat õppisin ja see on selles mõttes selline väga võimas pikk periood. See tähendas iga kuu 24 tundi intensiivset praktikat. See on siis, kui me räägime teraapias käimisest, kui sa käid teraapias tund aega, siis see on 24 päeva 6 teraapiat, 6 aastat. Sa kujutad ette, mis ma nagu tegin. Ma lõikasin ennast lõhki, vaatasin, sorisin natuke ühe poolt nurga taha, teise nurga taha, on ju. Ja jälle vaatasin, et mida saab paremaks teha. Et see tegelikult tohutult pikk teekond ja uskumatut kurbust ja valu ja kui palju pisaraid seal taga tegelikult oli. Ja see on vinge teekond. Me inimesena ikkagi ei tunne ennast üldse muidu. Nii on. Ma tahaks natuke, mind huvitab just see inimeste see ärkamise hetk ja nii edasi. Nagu kuidas see leidmine, kuidas väljendus see rahulolematus sinu elus? Oskad seda nagu kirjeldada, välja tuua? Mis sul nagu sees tegelikult toimus? Kui ma nüüd päris kerin sellesse esimesse hetke, kui ma seda elus tundsin, see ei ole praegu see kriisiaeg, millest ma rääkisin, siis oligi niimoodi, et ma ei saanud aru, millega ma ei ole rahul. Lihtsalt see oli selline üldine tunne, et ma ei ole rahul, on ju. Ja ma mäletan, kuidas ma sõitsingi autoga ja ütlesin endale ära vingu, sul on kõik olemas, on ju. Ja millega rahul ei ole, ma ei tea. Et tegelikult nüüd, kui ma olen kõik selle teekonna läbi käinud ja õppinud, siis ma võin täpselt üles lugeda, millega ma rahul ei olnud. See oli minu järgmine küsimus, et mis need olid siis tegelikult? Jaa, väga hea.
et see ei ole vot midagi sellist, millele sa päriselt kuskilt saadki ühe lausega vastused, see on nagu pika teekonna mustrite jada, näha neid alateadlikke käitumisi. Ma mudeldasin siis automaatselt oma vanemate sellist suhet, kus ma siis olin võtnud nii-öelda püksid enda jalga ja tegelikult sellega nagu peatanud ka praktiliselt mehel sellise vastutusotsustusvõime. Ja et mina juhtisin, aga ma oma sisemast tegelikult ei tahtnud. Ma tahtsin olla ikkagi see armas hoitud naine, keda siis mees saab ka nagu kätel kanda. Ja võt sellest ma sellel hetkel nagu üldse aru ei saanud, et ma sellega lõhun oma seda olemist, seda suhet ja see ongi tegelikult see minu rahulolematuse taga. Seda tuli ikkagi kõva 6 aastat õppida, et sellest aru saada, kus see oli. Aga tundena oli ta lihtsalt selline üldine tunne, et miski ei toimu. Vaat see on see koht, kus inimesed näiteks, nad ütlevad, et mul on kõik olemas, aga nutavad, tunnevad sellist depressiivsust asja. Need on ikkagi need sügavad alateadlikud juured, milleni tuleb siis minna uurima, mis seal taga on, millega rahul ei olda. Ja see muster, mis ma välja tõin praegu, see on väga palju Eesti ühiskonnas lähtudes meie minevikust, meie esivanematest, et naised on võtnud mehe rolli ära ja üli palju, olles täna paarisuhteterapeut, ma näen, kui palju paare tuleb selle sama mustri ja rahulolematusega. Nad ei saa aru, millega nad rahul ei ole. Ma teen 2-3 lausega kokkuvõtte, kas on nii, et naine otsustab kõik, mees ei otsusta ja sa oled nagu pahane selle peale. Ja on küll nii, jah, kus sa tead? Võt 6 aastat õppisin seda teadma. Et sul oli siis sisemine nii-öelda sügavuses, sisemine naine ei suutnud olla tegelikult naine ja sellepärast tekkiski see rahulolematus. Polnud õpetatudki naiseks mind oli selles mõttes olema. Ja ega täna jälle see, kui me räägime jälle ühiskonnast, see ju ei toeta seda kuidagimoodi, et ikka võrdsustame kõike. Ei ole enam mehi ja naisi, vaid on lihtsalt inimesed. Ja siis kaavadki need soorollid tegelikult ära, et mees on see pea ja naine on see kael, on igast muud asjad, kus naine elabki naise energias rohkem. Muidugi nad mõlemad kogu aeg kõiguvad, aga sa saadki olla naine ja mees saab olla mees. Et kui lähevad rollid sassi, siis alateadlikult lööbki errorisse korralikult. Ja muidugi sellel ajal see oligi minu jaoks, kui mul ei olnud teadlikkust iseendast ja kõike, see oligi nagu ainuõige lahendus, sellepärast, et see aitas mul hoida kontrolli enda käes ja minu alateadlikud mustrid ei lubanud kontrolli lasta ära, sellepärast, et see tundus mulle nagu ohtlik. Ja see dünaamika siis just kui töötaski, aga sisemus ei olnud rahul. Jah. Aga nüüd enne veel, kui lähme siit edasi, ma tahaks veel üht asja. Mis oli see siis, mida sa otsima hakkasid? Et sa ei teadnud nagu, mida sa otsid. Raske on ju otsida midagi, kui sa ei tea isegi, mida sa otsid. Otsima ma hakkasingi siis, kui oli siis tõeline kriisihetk. Ja siis ma hakkasin otsima seda, et mida ma teen suhtes valesti, et mu suhe ei saanud toimida. See oli, mida mina otsima läksin. Mis ma tean, kas sa hakkasid nagu guugeldama, surfama selle teema kohast, et leida neid vastuseid või kuidas seda tegema hakkasid? Ma hakkasin, tegelikult oli selline huvitav juhus üldse, seda ma ei hakanudki veel guugeldama, ma hakkasin siis nagu iseenda seda naiselikkust otsima ja ma sattusin lihtsalt ühele koolitusele, mis rääkis arhetüüpidest, mis rääkiski sellest tütarlapsest ja perenaisest ja ma sain aru, kui paigast ära mul need kõik asjad olid. Ja võt seal samas koolitusel, kus ma siis olin, seal oli päeva teises pooles, räägiti siis nendest paarisuhetest. Ma ei teadnud sellest midagi, mind see isegi nagu alguses ei huvitanud, kuna ma olin päeva pileti maksnud, siis ma jäin kuulama. Ja siis istusin, mõtlesin, siin on ju kõik võtmed olemas, seda oleks pidanud ammu teadma. Ja siis ma läksingi seda õppima, nii et see tegelikult, see info tuli minuni täitsa nagu teist kaudu, kui ma hakkasin lihtsalt oma sisemist naist nagu äratama. Et universum tõi sulle ise selle nagu info kätte, et sa ei pidanudki tegelikult otsima. Lahe. Ilmselt ma varem ei olekski selleks ka valmis olnud seda vastu võtma. Ma ei oleks näinud, et mina olen midagi valesti teinud. Väga äge. Kui sa vaatad nüüd tagasi, et milline sa olid siis ja vaatad ennast nüüd, mis on suurim muutus, mis see teekond kaasa on toonud? Ma võiks isegi ühe sõnaga selle öelda, aktsepteerimine. Ma nüüd räägin selle muidugi lahti, mis see tähendab, aga aktsepteerimine selles samas kontekstis, et ma olen hästi kõvasti teadvustanud nüüd, et varem ma tahtsin, et inimesed
käituksid nagu mina tahan, mõtleksid nagu mina tahan ja kui nad siis tegid midagi teistmoodi, siis minul oleks ju kontroll ära, see oli põhjus, mille peale ma siis sain reageerida. Ja kogu see teekond on aidanud siis aktsepteerida seda, et igal inimesel on oma põhjus selleks, kui ta midagi teeb või ütleb, ja et näha nende teiste inimeste lugusid ja põhjuseid. Ja kui ma siis lähen seda uurima, mul on see tööalaselt otseselt nagu vajalik olnud, et ma seda teeks ja kui ma lähen siis seda põhjust uurima, siis mul kaovad ka enda need reaktsioonid nagu ära, sest ma saan aru, et tema vaatenurgast ongi loogiline näha nii asju. See on ülim relv, ma ütlen relv, tööriist tegelikult andestada ja aktsepteerida kõike, sest kui sinul oleks samasugused kogemused, mis olid teisel inimesel, sa teeksid sama asja suure tõenäosusega. Siis me ei saagi hinnata teist hukka, sest meil on hoopis teistsugune elutee ja kogemus. Me näeme seda asja hoopis teise nurga alt kui tema, kes on tulnud sealt. Vishen Lakiani väga hästi on öelnud, hurt people, ehk siis haiget saanud inimesed teevad haiget. Et kui me teame seda lugu, siis me oskame kohe aktsepteerida ja väga lihtne andeks anda. Ja täitsa nõus ja ega see teekond nüüd, et ma siis 6 aastat endast kaevasin ja täna nagu jätkan ikkagi seda terapeudina kõigena ei tähenda, et mul oleks inimesena oma tunded, emotsioonid välja lülitatud, Ma olen täpselt samasugune inimene oma emotsioonidega, käivitun vahel, või ma võib-olla käivitun vähem, harvem, minu käivitused ei ole nii tugevad. Ja tegelikult ka seesama, et ma saan hästi ruttu maha stoppida sellega, et öelda stopp, sellele inimesel on oma põhjus, kuula ennem tema põhjust, kui sa siit edasi iseenda mõtetele puid alla paned. Vaat need asjad nagu toetavad, ma arvan, mind lihtsalt kiiremini läbi minemast, aga loomulikult ega mul on ka ikkagi emotsioonid olemas. See on jah hästi huvitav, ma mäletan, kui ma oma teekonda alustasin, siis mulle ka mu tolleaegne siis ei olnudki enam elukaegne, see oli juba samamoodi eks, aga ütles, et sa muutud robotiks, kui sa nagu sellisel teel lähed. Ja tegelikult ei ole, ma suudangi nüüd valida, kas ma lasen sellele emotsioonile ennast kontrollida või ma teen teadlikult mingisuguse valiku peas ja võtangi vastu selle aktsepteeri. Minul oli liikluses, näiteks kõige suurem muutus oli kohe liikluses ärritumine. Varim oli see, et keegi ees oli, mul oli kiire, ma kogu aeg vandasin ja rapendasin. Ja siis oli, aga mul ei olegi praegu mitte midagi teha. Ise väljusin nii hilja, mida ma siis teisi süüdistan siin. Ja nende emotsioonide koha pealt on ka see, et emotsioon peaks kestma 90 sekundit, siis peale seda sa saad valida. Tegelikult, kas sa nüüd lähed selle emotsiooniga kaasa, nagu jätkad seda sama rada või siis astud lihtsalt selle ree pealt maha, et jah, ma kogesin seda emotsiooni, aga nüüd ma saan teha teise valiku. Ja öeldaksegi, et uudishimu aitab sealt ree pealt maha astuda, just see sama uudishimu, et aga et mis see tema lugu oli, et tema praegu nii tegi või käitusin, et tal on oma põhjus, mida ma ei tea. Et see aitabki nagu 2 asja sa ei saa teha, sa ei saa olla uudishimulik, sa saad olla vihane. Ja sama asi on, sa ei saa olla tänulik ja samamoodi negatiivne. Need on ka 2 vastastikust täiesti, aga see on päris hea. Sa ei saa olla uudishimulik ja vihane samal ajal. See on päris äge. Mis on selle tee juures, sest et see tee iseendaga tegelemine on ikka paras siuke töö, ütleme kohe ära, et see on töö. Mis on selle juures olnud kõige suurem väljakutse sinu jaoks? Mulle meeldib maksimeerida asja, ma tahaks 2 väljakutset tuua välja. Davai, anna minna. Piirda ainult, Et võib-olla esimene väljakutse oli see, et lubada endal päriselt olla kurb, aru saamata nagu, mis mul viga on. Ehk siis nagu selles kontekstis, et ma olen arvanud, et mul on tegelikult päris normaalne minevik, päris normaalne lapsepõlv võrreldes siin ikkagi mõne teise inimesega. Mu ema-isa on mind tahtnud, armastanud, hoidnud, nad on nagu mulle loonud kõik. Mul ei tohiks olla millegi üle nagu kurb vastuda ja tegelikult see lihtsalt nagu muud kui ulud ja arvestades, kui intensiivselt ma oma teraapiaõpingute käigus seda tegema pidin, siis nagu ajab lihtsalt veel vihale, kui sa 3 aastat hiljem ikka veel ulud. Ja see on olnud päris raske endale öelda, et see kurbus võib sinu sees olla täpselt nii kaua, kuni sa selle lõpuks läbi töötad, sa ei saa talle ajalist piirangut anda. Ja üldse nagu ka näiteks teiste ees iseenda nende teemade jagamine ja selle kurbuse näitamine, et see oli alguses ikkagi päris väljakutse. Mõtlesin kohe, et kellel on aega kuulata mingit minu kurbust või minu lugu. Ma sain aru, et me seal koolis kõik tegelikult ju kuulame üksteise kurbust ja ühe lugu on ühe lugu, teise lugu. Nii et see on nagu üpris huvitavalt raskelt, me ei luba endal tunda ja me paneme piirangu, kui kaua me võime siis tunda. Ja teisena seesama, et ma ei tea põhjust,
täpset põhjust, et miks mul tuleb, ma räägin mingist teemast, mul tuleb pisar silma, miks mul tuleb praegu pisar silma selle peale. Ja see on kontrolli vajadus tegelikult. Mul on vaja aru saada ja mul läheb nagu kohe nagu käest ära, kui ma ei tea. Ja ma mäletan, et ma olin 5 aastat õppinud, kui üks õpetaja ütleski, et tead, et see ei ole üldse oluline, miks sul see tunne on. Sinu keha teab, miks sul see tunne on ja sinu mõistusel ei ole seda vaja teada. Lihtsalt lase sellel tundel olla, ära suru alla, poetagi mõned pisarad, ütlegi, et ma olen hetkel kurb ja lase olla. Et see kuidagi vabastas. Issand, ma ei peagi teadma, miks see kurbus üles tuleb. Ja see on täiesti okei. Kui palju sa üritad asjadele üldse selgitust leida, kogu aeg loogilist selgitust? Ei no, mul on ju aju ju, töötav aju osa ju. Aga mõtlen, vaata, osadel ongi, osadel ei ole oluline ja teisel ongi vaja täpselt teada saada, sest et see on nii huvitav, kuidas meie meel nagu mängib selle trikki, et ma pean teadma, miks see on, aga tegelikult ei ole vaja teada, nagu just öeldi sulle, sul ei ole vaja teada. Ja, võt see on jälle seotud selle sama kontrolli teemaga. Ma arvan, et varem ma tahtsin kõigele saada seletust ja nüüd ma olen õppinud hästi palju seda usaldust ja tegelikult ütlengi, et nii on, sellel ei ole vahet, miks see nii on, see on lihtsalt hetkel nii. Et selles osas küll kõigele ei pea üldse vastused ajama, see on mu enda närvi ja ma ei tea, mille kulu kõik, milleks. Oleneb muidugi, oleneb teemast võib-olla. Mõnda asja nagu ikkagi hinge ei anna rahu, natuke tahaks uurida. Aga ma arvan, et mõistuse piirides teen seda. Mul tuli selline huvitav küsimus, sa räägid sellest nutmisest. Üks on see, et see pisardamine ja nutmine, mina võtan seda ka tegelikult kui puhastust, et see ongi see puhastad ennast energeetiliselt, nagu sest see tahab sinust välja saada, siis läbi nutu sa nagu puhastad ennast. Aga ma hakkasin kohe mõtlema nüüd, et sa ütlesid, et teiste ees seda teha. Kui raske tegelikult meesterahvastel seda on? Kas sul on meesterahvastest kliente ka või seal koolis juba näiteks kogesid, et kuidas nemad suudavad sellega vastu nagu seista või üle saada, et ma teiste ees siin räägin ja nutan? Ja vaata, Eesti mees, ma räägin nüüd üldistavalt, et ma loodan, et keegi ei saa pihta selles mõttes, et meil on inimesed hästi erinevad, aga kogemust ikkagi on, Eesti mees ei taha oma emotsioone näidata teiste ees. Ja ma töötan ju igapäevaselt nii koolitaja nagu terapeudina ja julgen nagu kohe sellise statistikana välja öelda, et enesearengu gruppi Eesti mees tuleb harva, sellisesse, kus on siis tavaliselt hunnik naisi, sest eneseareng on rohkem naiste teema ja ütlemegi, et sellise iga 10 naise kohta võib-olla heal juhul tiksub üks mees sisse, see on protsent, aga teraapias käib minul mehi rohkem kui naisi. Ehk siis teraapias tänaseks on ikkagi olukord selline, kus Eesti mees juba julgeb rohkem tulla teraapiasse, ta räägib üks ühele selle ära. Ja no ma siin toon ka välja, et ütleme 10 mehest 7 ikkagi nutavad ka teraapias. Sellepärast, et ma töötan nende alateadlike mustritega. Ma väga ruttu toon talle selle valukoha üles, kus see on. See tegelikult on valus. Ja ega see, et ta on mees, ei tähenda, et temas ei ole ju kurbust. Ja kui ta tõesti lubab selles ruumis selle kurbuse välja, pisarad pesevad meid seestpoolt, ma ütlen seda ka alati, et lase sellel pisaral tulla, et mehed on tegelikult väga aldid nutma, kui neil on turvaline ruum selleks. Minul omal on üks koht veel, kus ma ei tunne ennast turvaliselt, nagu enda jaoks on laste ees. Kui me vaatame lihtsalt mingisugust suvalist multikat ja mul lööb emotsioonid üles. Lastel on jumala kõik chill ja siis mul on hoia nüüd natukene pisaraid tagasi, nagu täiesti mingisuguse väga tavalise koha peal, aga ma olen viimasel ajal ka nii emotsionaalseks läinud. Ja huvitav on see, et minul on nagu see nutmine teiste ees või enda asjadest rääkimine on, selle tõuge on tegelikult paugu täitmine tunnustuse koha pealt, millele ma olen jälile saanud, et ma teen seda sellepärast, et ma saaksin tunnustust. Sest näe, vaata, sa oled eriline mees, sa julged nutta. See on nagu ka hästi huvitav koht. Ja väga hea taipamine ja teadvustamine kindlasti on ju. Aga see, mis sa selle laste osas välja tõid, ma ei saa, mu terapeut tõstab pead, ma pean selle lause välja ütlema. Ma olen ise seda sama asja teinud tegelikult, et oma neid kurbuseid ma oma lapsele ei näidanud, et mõtlesin kõike muud, aga tema ees nagu nõrk ei ole vaja olla. Aga vot see ongi, minu arust on üks väga hea ütlus, mille teema siis ise olen läbi käinud, et suurim tugevus on julgust näidata oma nõrkust. Ja ma õpetasingi oma last, et nutmine ei ole okei, sellepärast, et ma ei näidanud talle nutmist. Et me kasvatame tegelikult, nüüd me kasvatame neid roboteid. Kõik emotsioonid on olemas ja ka lapse vanemal peavad need emotsioonid olema ühel või teisel moel. Nii et selles mõttes
väga okei on lapsele seletada, et näed, et mittegi see kurvaks, et laps ei jääks teadmatusse, sellepärast et muidu tal tekib tõesti selline tunne, et mis selle nüüd juhtus, kammis ära. Aga seda küll ma kutsun ikkagi tegema, et annadki teada, et näed, sind tegi see kurvaks ja lubad selle kurbusel olla. Panin omal esimese kvartali eesmärkides vanemluse koha peale kirja nüüd punkti. Just, Nutan laste ees. Ma toon kohe teise võrdlusmomendi veel siia, et kui näiteks paar elab koos laste pärast, ütleme, et paari suhtes enam midagi ei toimi, aga on need uskumused, et laste pärast peab koos olema, no näiteks laste 18-aastaseks saamiseni, siis mis see eeskuju mudel seal on ju? Laps vaatab jälle, et on suhe, kus ei ole lähedust, armastust, on ju, ja tegelikult, kui ta nüüd ise suureks kasvab, siis ta ei oska ka oma suhteste lähedust ja armastust hoida. Vot see emotsioonide ja nutmise näitamine on täpselt sama, on ju. Laps ei kuule mitte sinu sõnu, vaid järgib sinu tegusid. Ja, monkey see, monkey do on see ütlus. Ja selle koha pealt mul endal on ka nagu ma lihtsalt hoian peast kinni, me ei saa võtta teiste inimeste vastutust, aga ikka teeb kurvaks, kuidas inimesed mõtlevad, et me teeme nagu lastele head, et me oleme koos. Tegelikult sa rikud enda elu ära ja sa tegelikult rikud ka laste elu ära. Meil näiteks oligi, me kolisime lahku ja meil on üliäge, mõlemal on nagu nii äge lastega nagu üliäge suhe. Ongi ühe juures ja teise juures lastel tegelikult ongi vaheldus ka mingil määral ja nad on hoitud kogu aeg. Ei ole sellist nääklemist ja kaklemist ja mingeid asju. Nad ei koge seda. Et see on nagu ülioluline. Laste jaoks on 2 tervet vanemat eraldiseisuna palju tervem see pilt kui 2 koos olevat vanemat, kes omavahel ei suuda eksisteerida. Väga äge. Aga tuleme sealt natuke mineviku poole pealt ära ja lähme nüüd siia tänasesse päeva. Hetkes on see, kus kõik toimub, on ju. Mis sind täna motiveerib ja mis sind särama paneb? Mind motiveerib õppimine. See on täiesti müstika. Ma olin 40, kui ma väga kahetsesin, et ma omal ajal ei läinud õppima erinevaid asju ja olin täiesti veendunud, et ma olen päris vana. Mul on see kogemus muidugi ka sellest, et kui ma olin 29 ja tahtsin minna siis fotograafiat õppima, siis mulle öeldigi, et sa oled siin pensionär, et meile tulevad ikkagi 18 aastad ja me sinu vanust ei võta. Ja siis see uskumus kandis mind nagu ligi 10 aastat. On ju. Ja nüüd ma olen siis 10 aastat õppinud. Ma peaks ütlema, et ma olen sõltuvuses selles mõttes sellest, et kui kihvt on õppida, kui kihvt on areneda, kui kihvt on nagu kogu aeg teada saada, et see, et ma nüüd õppisin mingiks terapeudiks x arv aastat, sellega ei ole nagu midagi lõppenud. Ma kogu aeg õpin ja arendan ja ma tõesti tunnen, et see köidab mind. Ja võib-olla veel, et mis mind särama paneb ja mis mind kirglikuks teeb, et ma tegelikult neid asju, mis mulle meeldivad, ma teen hästi kirega, hästi põhjalikult, hästi süvenenult, on ju. Ja ma õpin ka neid teemasid, mida ma siis täna teen nagu kogu aeg juurde ja teen hästi kirega. Ja üks huvitav taipamine oli mul veel, et kui ma siis nagu selleks terapeudiks õppisin, võt siis ma tundsin, et nüüd ma olen jõudnud koju. Ma teen seda, kui inimesed ütlevad, et nad ei tea täpselt, mida nad elus teha tahavad ja kas see on nende elukutsumus, et ma ennem seda olen 17 aastat teinud müügitööd, on ju. Ma kindlasti olen ka müügiinimeseks sündinud, selles mõttes selles ei ole kahtlustki, on ju, et sa ei saa teha seda nii kaua, kui sa ei tee. Aga see ei olnud nagu midagi, mida ma tundsin, ma tahaks terve elu teha. Ma lihtsalt tegin seda hästi. No kui ma nüüd nagu terapeudiks saan, seal ma tunnen, ma olen koju jõudnud. See, mida ma nagu inimestele annan, tähendab, ma ei mõtle, mida mina annan, vaid see, kuidas ma näen, kuidas nad reageerivad, kui tänulikud nad on näiteks peale koolitust, on ju, et vau, et kui palju ma nagu enda kohta teada sain. Ja see muutus, mis inimestest saab nagu tulla, muutust mina ei loo, mina annan ainult ruumi, töövahendid ja muutused loovad inimesed. Sellepärast ma ütlengi, et mis saab tulla, alati ei tule, kõik ei ole valmis vastutust võtma. Siis see on nii tänuväärne, et see on nagu kütus omakorda mulle jälle tahe nagu seda juurde anda, nii et ma tunnen, ma teen nagu elu õiget asja lihtsalt. Ja siin on selline huvitav küsimus nüüd. Millal sa koju jõudsid nagu vanuse koha pealt? 2015, see on siis 43 aastat. Ja mõtle nüüd inimesi, kes on seal 30-ndates ja ütlevad, et ma ei tea, mis ma elult tahan, mu elu on täiesti mõttetu. On ju? No, ma toon võrdluseks jälle selle näiteks, et kui vanemad teraapias käies nagu lastega on mingid teemad, on ju, nad ei nõustu, et lapsed vahetaksid trenne.
ma saan täiesti vanemast aru, vanema hirmudest, on ju, et äkki lapses ei kasva seda siis nagu järjepidevust, noh, mis iganes, on ju. Aga kui laps ei vaheta erinevaid trenne, kuidas ta üldse teab, mida elu pakub, kust ta need kogemused saab, on ju. Ja kui laps ei koge erinevaid asju, siis ta ei saagi teada, kuhu ta jõuab. Meid visatakse 18, okei, täna vist nüüd siis 19 visatakse sealt koolist välja, on ju. Öeldakse, et vali omale amet ja õpi ja ela. No joh, ei tea, ma ei teagi, mis asi see elu on, on ju. Mida ma siis tean juba, et ma teha tahan, see ongi nii okei tegelikult kogeda. Ja väga okei on, kõik ei jõuagi selles elus sellesse kohta, et nad täpselt teavad, mis nad tahavad, see on nende kutsumus ja nad leiavad seal ennast. Elu ongi teekond, otsimise teekond. Just, aga ongi see, et sa oled avatud otsimisele ja avatud võimalusele, kui sa oledki ühes tunnelis kinni, siis sa ei saagi seda, mida sa tegelikult võib-olla tulid siia tegema. Aga kui sa oled avatud nendele kõikidele võimalustele ja asjadele, siis ongi see, et üks hetk tuleb sul see, kui sa oled selleks nagu valmis, sa oled arenenud piisavalt selle jaoks ja siis sa võtad selle enda asja. Ja igasugused piiravad uskumused hoiavad meid kinni katsetamast, on ju, ja uurimast ja edasi liikumast ja midagi uut õppimast, on ju, et kõik hakkab meie enesehinnangust, meie minevikust, meie mustritest peale, kas me lähme uurima või ei lähe uurima. Ja ma olen väga nõus, et elu suurimad õppetunnid tulevad kriisidest, et need õpetavad nii palju ja kui sa oskad seda veel kasutada, siis nagu enda suurimaks hüvanguks, siis no mis siis veel tahta. Mulle meeldib nende, ütleme ka majanduse koha pealt langused ja enda kriisid. Need on kui vibu tõmbamine, mida sügavam kriis, mida sügavam minek, seda rohkem on noorel võimalik lendu minna, kui sa kasutad seda ära. Ja ma mäletan, et absoluutselt, see on praegu väga hea see, mis sa tood välja. Ma mäletan ka seda uskumust või seda hirmu näiteks nende kriiside korral, on ju, et kriisidest me tegelikult elus ei pääse. Kogu elu on dünaamiline, käivad elus üles-alla, on ju. Ja tegelikult see hirm kogu aeg, et ma kukun nagu sellesse vanasse kohta tagasi, et mul on näiteks kogemus olnud, kus mul oli hästi õudsa manipuleeriva suhtlustiiliga ülemus ja mul oli kogu aeg hirm, et ma järgmises töökohas satun samasuguse ülemuse ligi. Aga kui ma olen sellest õppinud, kui ma olen sealt oma õppetunni võtnud, siis ma ei lasegi sellisel ülemusel endale midagi öelda, ma lähen sealt ära või mis iganes need variandid on, ma ei kuku sinna auku enam. Ma kukun sinna auku ainult siis, kui ma ei ole õppinud. Nii et vibu tuleb alati tõmmata, mitte seal niisama paigal püsida. Sa juba natuke nagu rääkisid, et mis sa teed, aga ma tahaks nüüd rohkem teada, et mismoodi sa tegelikult siis panustad teiste inimeste, ütleme, heaolusse ja mismoodi sa aitad, et mida sa täpsemalt teed? Ja minu töö on jagatud siis 2 ossa. Mulle meeldib vaheldusrikkus. Ja ma arvan, et kui ma teeksin ainult ühte osa oma tööst, siis ma tegelikult põleksin suhteliselt kiiresti läbi, sest see oleks väga raske on sellise tööga nagu igapäevaselt kogu aeg 8 tundi hakkama saada. Nii et minu töö on jagatud 2 ossa. Ma teen siis teraapiaid ja teen koolitusi. Olen õppinud täiskasvanute koolitajaks, olen sertifitseeritud paarisuhete, erinevate paarisuhte tüüpide imago ja prepi koolitaja ja teraapiates olen siis sertifitseeritud psühhoterapeut ja kõrgema taseme imago paarisuhte terapeut. Nii et isegi teraapia on mul veel jagatud 2, et kõik oleks siuke laiem ja mõnusam. Öeldakse küll, et kui sa teed 10 asja, siis sa ei tee midagi korralikult, aga mina ütlekski siis, et minu peasuund ongi olnud paarisuhted, nendest arusaamine, seal ma olen ennast tipptasemel spetsialistiks tänaseks töötanud ja kuna paarisuhtes on 2 eraldi indiviidi, siis sellest tuleb ka siis psühhoteraapia osa, kus ma siis töötan nagu ühe inimesega, et vahel kas ei ole teine valmis kaasa tulema või inimesel on vaja sinna endasse sisse vaadata ka üksinda, nii et sellest jaguneb. Aga mis ma siis seal teen? Ma üldiselt eelistan selliseid meetodeid, mis aitaks inimesel sellest ratsionaalsest mõtlemisest kiiresti mööda minna. Ta on neid lugusid omale ja neid loogilisi selgitusi juba omale asjadele nagu rääkinud seal küll ja küll. Ta on rääkinud seda oma teadlikkuse ja oskuste põhjalt. Ja meil on nagu vaja jõuda siis tegelikult nende samade mineviku mustritini, aga et kus on need sinu mudelid tulnud, kus on need alateadlikud käitumisviisid selgeks õpitud. Ja võib-olla ka, kui sa ennem veel küsisid, et mis on see suurim muutus, ma ütlesin, et see aksepteerimine, siis siin kohas ma saan veel korraks sisse tuua, et see suurim muutus, mida ma ka inimestele loon, on see vastutuse võtmine. Et ma ei tee kuidagi maha täna seda, et näiteks, et uskuda kristallidesse. Ma olen ise sellel teekonnal olnud. Usk on kõige olulisem. Sa pead millessegi uskuma. Kui sa usud, et see kristall sind aitab, siis ta aitabki sul midagi teha. No täna ma olen jõudnud sealt, et igas olukorras sul on ka oma vastutus midagi teha teistmoodi.
ja vot seal teraapiates selles mõttes, see ei ole mugav koht, kus ma nagu viin, see ei ole päriselt mugav, see läheb väga kiirelt, me vaatame otsa nendele ebamugavustele, see on ikkagi mugavustsoonist välja sirutamine, mis seal teraapias on, sest inimeste ootus siiski kahjuks on see, et sa teed ta tunni ajaga terveks, on ju. Aga kui sind on 20 aastat pekki keeratud, no siis mina sind ei tee tunni ja 2 tunniga ka terveks, on ju. See ei ole võimalik. Et see on ikkagi pikk töö, aga kui palju on kellelgi valmisolekut, täpselt nii palju ma siis selles mõttes selles kontekstis saangi siis aidata, on ju. Et näha, mis on see, mis vajaks teistmoodi mingit käitumist, mõtlemist ja siis erinevaid vahendeid kasutan selleks. Minu lemmikuks on metafoorkaardid, mida ma siis ise olen ka 12 pakki tänaseks loonud. Et need on nagu siuksed ülikiired töövahendid, põmm ja räägime nagu päris ehedatest asjadest, mitte ei räägi seda ratsionaalset lugu. Paneme tegelikult selle mõistuse kõrvale, mis sind igapäevaselt nagu haldab, on ju, ja hakkamegi alateadusega ju rääkima, on ju, nende läbi. Ja baariteraapias siis ka see meetod, mida ma kasutan, on täitsa totaalselt teistsugune meetod. Ma ei kuula seal ühe ja teise lugu, et ma panen kohe inimesed omavahel rääkima niimoodi, et mina olen ainult lihtsalt, kes lause algused ütleb ette, et seda ühendust, mis on kaduma läinud, seda tagasi tuua ülikiiresti, sest baaril ei ole tegelikult muud probleemi kui see, et nad ei tunne seda ühendust ja seal hakkab see valu käitumine. Et ma aitan seda ühendust siis ülikiiresti taastada. Ja lisaks ma teen siis ka koolitusi, nii baarisuhte koolitusi kui enesearengu koolitusi. Põhjus võib-olla, miks ma seda teen, on see, et teraapias ei ole aega nii palju anda seda lisainfot, mida meile koolis ei ole õpetatud, just seda teoreetilist poolt, on ju. Et inimesed saaksid kiiremini, intensiivsemalt edasi oma teemadega, et siis on hea läbida see koolitus ja tegelikult koolitusel käimine kiirendab teraapiat, hoiab raha kokku, sest see materjal, mis ühelt koolituselt saad, on tihti sellise 10 teraapiaseansi jagu, on ju. Aga rahaliselt ta kindlasti ei ole 10 teraapiaseansi. Nii et selline hea kombinatsioon on võimalik kiirem lahendus siis kogeda nagu seda, et mis ma saan olla parim versioon iseendast päriselt, mitte arvatagi, et ma olen juba parim versioon olnud, aga ma ei ole eluga rahul, on ju. Vaadata siis, mis on see, millest sa ei ole parim versioon olnud, on ju. Ja no me kõik otsime seda sisemist rahutunnet, on ju, et mina leidsingi selle 2015 aastal selle sisemise rahutunde ja see oli selline tunne, et ma tõesti olengi see Buda, et siuke rahu tuli enda sisse, et see on uskumatu tunne lihtsalt. See ei ole kogu aeg, see ka käib ära ja tuleb jälle tagasi, aga see lihtsalt on väga vinge tunne ja seda on vaja aidata inimestel otsida. Väga äge. Mulle endal tuli selle koha pealt tuli huvitav analoog, kui sa rääkid, et inimene tuleb ja ketrab neid samu mustrid ja on vaja kõigepealt see vana mingi lugu tal puruks lüüa. Siis ma mõtlen seda, et inimene tuleb oma Lego klotsidega, millest ta on ehitanud 20 aastat, tuleb nendega sinu juurde ja siis ütleb, et palun aita mind. Siis oodod, need Lego klotsid me lammutame kõik laiali, me peame siit hakkama midagi muud nagu võtma. Et sa ei saagi luua midagi uut, kui sa lased nende samade vanade klotsidega mängida inimesel. Vundamendi vaatame üle, ütleme siis nii, ja tegelikult vundamendi klotside vahetamine ongi ju kõige keerulisem, aga see on kõige tänuväärsem, see on kõige jätkusuutlikum. Mul on üks huvitav küsimus. Ma polegi eelnevalt nende käest küsinud, kes samamoodi tegelevad just inimesega niimoodi näost näkku ja just ütleme inimene, kel on probleemid, siis iga probleemiga on ka ju energia ja inimese olek. Kui palju sa üldse nagu sellist energeetilist asja usud, et kui palju, kas sa oled täheldanud mingisugust mõju, kui inimesed käivad ja kuidas sa kaitsed ennast nagu selles suhtes? Kui inimesed tulevad oma negatiivsete jamadega sinu juurde ja valavad sinu peal seda välja ja et sa ei võtaks seda nagu endaga kaasa, energeetiliselt ma mõtlen just. Kui nüüd sellest terapeudi töö osast rääkida, siis see ju tegelikult ainult sellest seisnebki. Sellepärast ma ütlesin, et ainult sellena töötada oleks päris keeruline. Inimene ei tule ju sulle rääkima, et mul on jube kihvt olla, on ju. Ta ei tule, maksa sulle raha ja ei ütle, et mul on elu väga lahe ja tore, et sa mind ära kuulasid. Tegelikult ju inimesed tulevadki oma kõige mustemate stsenaariumitega sinna. Okei, mõni ei tule oma musta stsenaariumiga, tuleb lihtsalt ütleb, ma ei ole millega rahul, ta ei saa veel täpselt aru, on ju. Aga me hakkame ju rääkima tegelikult ikkagi sellest, on ju. Kui selles kontekstis nüüd võtta, siis see töö nagu ongi selline. Aga terapeudiks õppides me oleme sellega väga tugeva töö ära teinud, et ma nimetan seda, et mitte magada kliendi mõtetega, ehk siis mitte minna magama ja mõelda neid peas, on ju. Et ma jätan, mul on see oskus ikkagi tänaseks jätta need ukse taha. Mul küll aeg-ajalt tekib mingeid seoseid ka teraapiate välisel, näiteks, et tuleb ma loen näiteks mingit raamatut, on ju, ja siis mõtlen, et see nagu sobiks selle kliendiga jube hästi. Tuleb küll need seosed hiljem ka, aga üldjuhul ma nende teemadega nagu kaasas ei käi. See on praktilise töö tulemus on tulnud, sellepärast, et alguses me tahame tohutult maailma parandada.
meil on igaühe mure on kohe mure ja kui me näiteks terapeudiks õpime, ma ei mõtlegi ainult mitte need, kes õpivad, vaid üldse inimesed, kui keegi kuskil mingit muret kurdab, siis teistel hakkab kohe, mul on sulle 10 lahendust, on, et sa tahad nagu lahendada. Et võt, ma olen sealt staadiumist nagu selles mõttes välja läinud, et see on minu töö. Ma keskendun sellele see tund või poolteist, kaua see klient seal kabinetis on. Võib-olla ma mõned seosed leian selle väliselt ja kui ta tuleb uuesti tagasi, siis me jätkame sealt, et seda saab selles mõttes niimoodi teha ja õppida. Aga võib-olla siin on üks oluline lause tuua. Me saame oma kliendi viia ainult sinna, kus me oleme ise käinud ja kogenud. Ehk siis näiteks, kui klient toob minus üles mingid minu lahendamata teemad, vaata, siis ma nagu selles mõttes läheksin nendega magama nii-öelda nende mõtetega, aga see tähendab seda, et siis ma pean võtma supervisiooni ja töötama oma teemad läbi. Kui ma olen oma teemad läbi töötanud, siis ma kliendi teemadega magama ei pea. Ma isest muidu mõtlesin rohkem seda energia teemat. Mina ise nagu energiat ei tunneta, aga mul on öeldud, et ma kleebin nagu teiste selle negatiivse nii-öelda pasa enda külge tugevalt kohe. Kui ma lähen kuskil ruumi ja keegi midagi protsessib, siis ma olen nagu magnet niimoodi tõmban ja siis öeldakse, kuule, sa pead nüüd tegelema natuke endaga, puhata ennast nüüd natukene. Aga ise ma ei taju seda veel, et see on see nagu huvitav koht. Et siis ma nüüd ise teadlikult olen nagu, kui ma kokku puutun, siis loon selle kas mingisuguse energeetilise mulli omal ümber ja ütlengi, et midagi ei kleepu mulle külge ja nii edasi ja nii edasi. Aga mul on sulle üks hästi huvitav küsimus. Nagu mind on ennast see küsimus nagu, sest et inimesed otsivad seda ja kas see on võimalik või ei ole. See küsimus on see, et kas on võimalik, sa tegelikult mingil määral andsid ära vastuse, kas on võimalik vana muster ühe päevaga ümber kirjutada või see on ikkagi inimene peab ise tegema tööd selle nimel? Sest et nii paljud on see, et ma ei viitsi tegeleda, ma tahan, et keegi käiks nagu lihtsalt paneb korra oma näpud mulle peale ja teeb mulle mingisugune pum-pum ja mul on kõik muudetud ja elu on lill. Kas päriselt on võimalik niimoodi? Kui aus ma nüüd võin olla? Ei ole võimalik. Nagu ma ennem sulle ütlesin, et kõik algab tegelikult peale usust, on ju. Et kui inimene millessegi usub, siis see on väga tugev jõud, on ju. Kui inimene usub, et ma lähen kellegi juurde, keegi 20 minutit mudib mind, võib-olla tund aega, võib-olla 10 minutit, on ju, selles mõttes kõik on nagu individuaalne ja ma ei pea ise mitte midagi tegema ja minu elu läheb paika, siis selle usu tulemusel võibki ka mõnda aega nagu olla see asi nagu just kui teistmoodi, sest ma lihtsalt nii siiralt usun midagi teist. Aga teades nagu, et ma olen sellest asjast natuke välja kasvanud, kus ma enam veel ise vastutust ei tahtnud võtta, ma tahtsingi, et kristallid teeks mu elu paremaks, mul on joonistatud seinale, ma nüüd enam ei mäleta, mingid Yi-Yangi, võib-olla ütlesin valesti, mingid mustrid, pildid seintele, mis peaks mulle abielu, õnne ja rahu tooma, ei tea, kuhu nad oma energia andsid, mulle nad ei andnud, et selles mõttes ma tõesti uskusin sellesse, aga võin ikkagi nagu oma kogemuse põhjalt öelda, et see, et mingi muster, mis sind mõjutab negatiivselt, on nii pikalt sinusse juurdunud, et seda ei ole võimalik 5 sekundiga lihtsalt ära hävitada. Ühel hetkel kõige ebamugavamal kohal tuleb see sul jälle üles. Ja vaata, inimesed ei oska neid seoseid leida. Meil tegelikult on, ütleme, nagu puul on juured, on ju. Meil on igal inimesel on umbes keskmiselt sellist 2-3 juurpõhjust, mis toovad siis täiesti 100 erinevast teemast selle valu üles, on ju. Ma toon näite, et kui sul näiteks tuleb kodus tüli moosipurgi kaane pärast, on ju, ja siis me lepime kokku, et kuidas see moosipurgi kaan peab siis ikkagi moosipurgile peale käima, siis see justkui nagu annab inimesele tunde, et ma olen ühe probleemi lahendanud. Aga see, miks see talle üldse korda läheb, on temane üks sellest 3 juurpõhjusest. On ju. Ja just kui ma mõtlen, et nüüd ma lahendasin selle ära, on ju, näed, et asi tehtud, aga järgmisena me lähme tülli sellepärast, et mis pidi vetsupaber käib. Nii et meil on 1000 erinevat teemat. Võib-olla me tülitseme sellepärast, et me ei veeda piisavalt koos aega. Meil on 1000 erinevat teemat, mis nagu sinna alla lähevad. Ja võtta 21 korda on üldse see ülekirjutamise miinimum, ütleks mina, seda arvestades veel, et kus meil tekib kehale see nii-öelda harjumuse tunne, on ju, 21 päeva või miks need selles mõttes kasutatakse selleks, et see asi rohkem pidama jääks, võib-olla me vajame rohkem kui 21 päeva, 2 kuud on väga hea teha midagi. Aga kui sulle üks asi öeldakse halvasti, siis halba asja peab 5-20 korraga heastama.
ja selleks, et see sind on elus mõjutama hakanud, ei ole sulle seda ühte korda öeldud. Nii et selles mõttes, et ma tahan näha seda päris imepliiatsit, mis ikkagi sinu eest selle töö ära teeb. Kui sellised asjad oleksid olemas, siis me inimestena ei vaevleks ikka ja jälle samas kohas. Ja ei leiaks ennast jälle mõne aja pärast tegelikult tundmas ebakindlana, väärtusetuna ja mis iganes. Mul on mõnes mõttes nagu ma tunnen rahulolu ja head meelt, et mul oli selle koha pealt on õigus ikkagist, et neuronid mängivad rolli, kui need ühendused ikka seal on tugevad, sa pead need nagu oma muude tegevustega ümber kirjutama. Just, sa tõid väga õige lause, et meil on tekkinud ajus siis kas ühendused, nii-öelda siis mingid valed ühendused sellest on ju, või meil ei ole üldse mingi kohaga ühendust ja selleks, et see siis nagu uuesti mingis teises moes nagu töötaks, meil on korduvalt ja korduvalt need ajuneuroneid vaja üle kirjutada, et uued ühendused sinna luua. Et tajuda, et maailm võib olla ka turvaline, kui ma olen õppinud, et see on nii ebaturvaline, siis see on väga pikk töö ja see on väga suur ülekirjutamine. Aga see on võimalik ajas ja ruumis. Et see järjepidevus on seal võti ja tegelikult on ka see emotsioon, et näiteks kui sulle öeldakse midagi halvasti, sulle emotsioon sellega ei teki, siis see ei salvestu sulle ka nii tugevalt. Kui sul on tugev emotsioon seal taga, siis ta salvestub jälle tugevamalt, siis on jälle see ümberkirjutamine nagu keerulisem. See tugev emotsioon on sealt sellepärast, et seal on mineviku valu taga, aktiveerub mineviku valu emotsioon. See ei ole praeguse hetke valu. Meil on ühel koolitusel teekond soovita armasse, me toome välja seda, kuidas on 90% tegelikult siis meie mineviku teema, meie praegustes reaktsioonides ja ainult 10% on näiteks meie kaaslane seal kodus. Ta lihtsalt oskas sellele nupule vajutada, mis sinus on, aga tema ei ole selle valu looja, et ta toob ikkagi selle mineviku valu üle. Ja sealt, sellest mustrist meil ongi vaja välja astuda, et teraapias ma proovin inimese viia sinna, et tema on täna vastutust võttev täiskasvanu, aga tema käitumine on veel lapse tasandil, et need ära eristada, et ta ei pea sellelt lapse tasandilt käituma, kes oli siis sõltuv täiskasvanutest. Aju teeb seda lihtsalt automaatselt, et ta paneb niimoodi käituma. Ja, ma vaatasin kella. See aeg on näinud nagu lupsti mutiauku. Võtame siis kiirelt kokku. Viimast küsimus, et kellele sinu teenus täpselt suunatud on? Ma küsin niimoodi, kes on sinu ideaalne klient? Minu ideaalne klient on enesearengust huvitatud inimene, kes teadvustab, et tal on oma vastutusala ja ta tahab aru saada, mis see tema vastutusala oleks. Ja paarides samamoodi need paarid, kes tahavad teadlikku suhet. Nad tahavad mõista, mida nad saaksid teha teistmoodi. See on minu ideaalklient. Nii teraapias kui koolitusel. Ja kui inimene sinu juurde tuleb, et mida inimene võidab, kui ta sinu juurde tuleb, et mis aitab tal saavutada siis? Ta võidab parema enesetunde, suurema rahulolu, mis siis tegelikult on ju õnnetunde kogemine. Et see ei ole jälle tunniaja töö, aga igal juhul saab ta olla eluga rohkem rahul, ta saab täisväärtuslikumat elu kogeda. Kui sa vaatad tulevikku, sa oled seda nüüd päris pikalt juba teinud, aga kui sa vaatad veel tulevikku, mis on see visioon, kuhu sa tahaksid selle oma tegemisega jõuda? Teed on juba päris pikalt ka käidud, et selles mõttes nagu see päris suuresti üles ehitatud sellisena, nagu ma teda tahan. Üks asi võib-olla, mida ma tahan juurde visioonist tuua ja tegelikult mille jaoks on ka juba esimesed sammud tehtud, on samamoodi üks selline enesearengu sisering, kus siis inimesed saavad igakuiselt olla kogu aeg professionaalselt toetatud. See on ka mingi klubilaadselt selles mõttes, et on harjutused sammhaaval, mida saab teha enda jaoks, tagasisidet, tagasilöögid, et on kogu aeg toetatud erinevate materjalidega, gruppidega ja nii edasi. Et kus inimene ei pea minema terapeudiks õppima, aga ta saab sellise regulaarse toe professionaali abil. See oleks võib-olla, mida veel juurde liidaks. Ja tegelikult ma usun, et inimesed on võimelised iseendaga väga palju tööd ära tegema, kui on head materjalid, et just selliste materjalide juurde tootmist veel, et mul on juba päris mitmed väga head programmid selliste tööühikute ja harjutustena tehtud, aga neid materjale veel siis juurde toota, mis siis inimest nii-öelda self-help iseenda abistamiseks nagu saavad teha. Et see on nagu coach, need materjalid on tegelikult nagu coach, kes istub sinu vastas, aga sa lihtsalt ei pea coachi juurde minema, et seal on küsimused ees, sa nagu jätkad neile vastamist ja pärast saad siis tagasisidet kuskil teraapiagrupis või siis personaalselt ka veel. Et see oleks veel lisaks siis juurde.
inimestel tegelikult ongi, et mingisugune probleem lahendada, neil on vaja seda infot, kuidas seda teha, sest nad saavad ise, nagunii nad peavad ju ise tegema, keegi teine ei lahenda nende eest seda probleemi ära. Väga äge oli sinuga vestelda, et meil läks see aeg nagu meeletult kiiresti. Kust inimesed sinu tegemistel silma peal saavad hoida? Ettevõte, mille alt tegutsen täna, on Sisemine Rahu. Siseminerahu.ee on koduleht ja Facebookis samamoodi Sisemine Rahu, mis ta siis on, facebook.com/Sisemine Rahu. Et Sisemise Rahu lehel on selles mõttes info siis koolituste ja tegemiste kohta ja sinna Facebooki ma siis ka jooksvalt panen väikseid näpunäiteid, loomulikult infot koolituste kohta, oma kogemusi, et tasub silma peal hoida. Väga äge. Sinuga oli väga mõnus vestelda. Sain isegi siit päris ägedaid mingisuguseid nõuandeid, panin siia oma sellesse päevikusse kohe järgmise sammukirja, mis ma see kvartal lastega siis ära teen. Et aitäh sulle selle aja eest ja aitäh sulle ka, kes sa siis vaatasid, kes sa vaatad ka järgi. Ja kui sul on küsimusi ja soovid Kristiina kohta rohkem teada saada, siis sa leiad need samadelt linkidelt, siis, mis on kommentaarides ja ka pärast kirjeldus on ilusti olemas, kus sa Kristiinaga saad siis ühendust võtta. Kas sa soovid ka öelda veel midagi viimase sõna vaatajatele, kuulajatele? Ja, head sisemise rahu teekonda kõigile, sellepärast, et seda me kõige rohkem tahame. Jah, suured tänud ja näeme siis järgmine kord.